Halleluuja. Tere päevast, kallis kogudus. Tere päevast, kallis vaataja läbi interneti. Tere, kallid külalised. Ääretult suur rõõm on olla koos teiega. Täna on Valga Betania baptisti koguduse 100. aastapäev. 1921. 21. mai sündis Valga Betania kogudus. Ja täna on sellest päevast juba 100 aastat. Ja kogudus on jätkuvalt jätkusuutlik. Kogudus on jätkuvalt elus. Kogudus on jätkuvalt õnnistatud. Ja alati on siin olnud pastor, alati on olnud liikmed, alati. See on nii suur Jumala arm, kuidas Jumal läbi kõikide aegade on kogudust viinud, kogudust hoidnud, kogudust kaitsnud, kogudust õnnistanud. See on nii võrratu. Ja ma tahan lugeda täna öösel kell 3 läks uni ära, ma palvetasin. Ja ütlesin, Jumal, räägi mu südamele. Mida sina tahad öelda? Ja Jumal on nii võrratu. Ta ütles, loe Jaakobuse kirja. 1. peatükk, salmist 2. Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui satute mitmesugustesse kiusatustesse. Kuna te teate, et usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et teie oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teil midagi vajaka. Ja kui kellegil teist jääb puudu tarkusest, siis palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Aga ta paluga usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuulele tõstud merelainele, mida sinna tänna pekstakse. Praegu on meil raske aeg, aga Jumal ütleb hõisake. Pidage lausa rõõmuks, sest see teeb teid kannatlikuks. See teeb teid kannatlikuks, et teie oleksite täiuslikud. Halleluuja. Ja ma tervitan igat ühte, ma tervitan meie liidu presidenti Erki Tamme ja tema abikaasat Riinat. Ma tervitan Ekleesia koort, kes tuli peaaegu kõige aulisamate liikmetega siia. Nad ei saanud kõiki võtta, võeti ainult aulised. Ma tervitan Ago Randa, Valga Betania pastorit, Üllas Linder, Valga Betania pastor, Tarmo Õun ei ole veel jõudnud, aga vast jõuab. Ja tervitan igat ühte teist ja ma tänan, et te olete meie kõrval. Ja ma tänan, et te pole mitte ainult kõrval, vaid te olete kohe meie juures. Ja see on suur asi. Ja alustuseks me tõuseme ja me palvetame. Kallis Jumal, ma tänan. Sina oled selle koguduse pea. Sina oled üldse koguduse rajaja ja alustaja. Ja sina oled ka selle lõpule viia. Kallis Jumal, õnnista meid igat ühte. Las me iga üks oma väikse panusega ehitame sinu kogudust maa peal. Et sinu nimi saaks austatud ja kiidetud. Õnnista Jumal meid igat ühte, kes on siin. Õnnista igat ühte, kes vaatab meid interneti vahendusel. Õnnista Jumal igat inimest, kes kuuleb täna seda sõna. Et me kõik muutuksime üha rohkem sinu sarnaseks. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja me tervitame teid nüüd Ekleesia 2 avalauluga. Esimene laul on Mina lähen armu jõele ja teine laul on Nii hea on laulda oma Jumalale. Kas sa laulad istudes või seistes, see on sinu valida, aga laula oma südamest. Sest Jumal otsib neid, kes seda siira südamega tões ja vaimus kummardavad.
koormavad, tule saja, puhasta mind. Jumal, soovin sind kohata seal, nendes vetles armuvägi tervendab ja vabastab. Mina lähen armujõele, Jumal, soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Tule kaasa armujõele, leiad elu võrratu. Tema kutsub, tema ootab, Jeesus soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Keset kogudust ma tahan kiita, Issand, sind. Ma tahan laulda sulle kiitust. Koguduse sünnipäeval, Valga koguduse sünnipäeval me tahame laulda kiitust, Issand, sulle. Ja ma tänan, Jeesus, et sina oled läkitanud selleks oma püha vaimu, et meie võiksime olla sinu tunnistajad, et meie jaksaksime minna välja ja sina läkitad meid ka täna hommikul üle Eestimaa, sa läkitad meid välja, et olla sinu tunnistajad. Ja me laulame sulle, Issand, nii hea on laulda sulle kiitust. Halleluuja. Andsid elu mu eest, vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. Nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrgeks sind.
seistes su trooni ees. Vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu. Vaid Jumal sa andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa valitsed minu elu. Sa minu karjane. Vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu. Vaid Jumal sa andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa valitsed minu elu. Sa minu karjane. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Palun istuge. Me läheme edasi väga auliselt. Ja ma palun siia oma tervitussõnad ütlema Hiiumaa Kaladavolikogu pastori enda. Sa oled ühe Eesti vanema koguduse pastor, üks vanematest. Ja meil on väga auväärt kuulda just vanemate auväärseid õnnistusõpetussõnu. Palun, et. Tere, armas kogudus. Pean tunnistama, et see on minul vist teine kord elus olla Valga linnas. Et Eestimaa on suur ja lai, aga kuidagi see Valga on jäänud nii sinna nurga peale, aga sellest on nüüd 32 aastat äkki. Vaatsin, mul on pilt kodus alles, aastanumbrid seal alla ei ole, kui Valgas peeti Eesti noortekooride festival ja FATA koor Oleviste kirikust oli siis vist esimese kristliku koorina sellel festivalil osalemas. Siin samas üle tee selles Valges majas olid siis need kontserdid. Ja see oli päris äge, sest kõik lausid klassikat, aga FATA tuli siis sinna elektrigitarriga ja fonogrammidega ja kõva rokiga, et vanad onud süriis pidid tooli pealt maha kukkuma esimese hooga. Hiiumaa on vist peaaegu kõige kaugem paik, kuhu ka siit minna saab. Kui vaatate Eesti kogudusi, siis Kuressaare nibin-nabin Kärdlaga pisut lähemal kui Kärdla, aga nii Narva kui Tallinn on ikka kõvasti lähemal. Ja enamasti kipub nii olema, et Hiiumaalt ükskõik kuhu mujale minna on palju lähem kui mujalt Hiiumaale tulla. Et see on ikka meretagune värk, eks laevad käivad. Palade kogudus tähistab nüüd juulikuus
umbes 2 kuu pärast me oma 135. aastapäeva Palade Prii kogudus, sellega ära mainima, ma ei saa jätta seda ütlemata, et veel Eestis on jäänud veel alles 2 kogudust, kes kannavad Prii koguduse nime. Mul ei ole aega praegu sellest pikemalt rääkida, aga tänu pastor Üllasele on Priilastes ka ilmunud kuulutajas aastal 2008 artikkel, seal juulikuus veebist leiab veel üles ja Üllas leiab kindlasti ajalehe ka oma tagavaradest, kes seda veel lugeda tahab. Et Prii kogudused said alguse Lääne märkamisest, me võime öelda koos baptisti liikumisega, me võime vaielda kumba oli ennem. Priilaste juubel on tegelikult 2 aastat varem ja Ridalas pidasime ka aastal 2012 pidasime siis Prii koguduste aastapäeva ja varsti meil on järjekordne siis 140. aastapäev Prii kogudustel tulemas. Mindi paralleelselt baptistidega ja 45. aastal pandi siis kõik rõõmsalt kokku ühte liitu, kus me praegu oleme. Ja me võime öelda, me oleme ikka olnud õed ja vennad kogu see aeg. Ja kuidagi ka võimalik, et meenutada ja mälestada ja samas ka seda omaaegset erisust nagu meeles pidada, siis uuest peale taas iseseisvumist võttis Palade kogudus küll minust tollal sõltumatult endale jällegi siis Prii koguduse nime, nagu ta kunagi oli olnud. Meil on hea meel olla siin, meil on hea meel, et me oleme õed ja vennad, et me teame üksteist ka siis, kui me nagu ütleb, kuigi ma olen teist korda Valgas, siis ma ütlen, et koori kõrval, eks ma tean ju kõike, aga ka teie inimesi nii paljudega me oleme kohtunud praktiliselt kõigi teie endiste pastoritega ja koguduse liikmetega ikka me kuskil saame kokku, sest see meie umbes 6000 siis see hea sõna nüüd oleks, me ei saa vendlus öelda, õelus on veel koledam sõna, aga siis ütleme niisugune Jumala laste kogukond on ju ikkagi, ta on parasjagu nii suur ja parasjagu ka nii väike, et me peaaegu kõik tunneme kõiki ja paljud oleme veel sugulasedki oma vahel. Jätan ühe väikese salmi tervituseks, see on üks minu niisugune lemmik kirjakoht ja tihti sellist ka nagu innustav ja edasi viiv. Filippi kirja 3. peatükist 13. salmist edasi Pauluse sõnad, ta räägib küll mina vormis, aga ma usun, me võime selle kõik nagu võtta isiklikult ise endale. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ja olen eelmise salmi ka veel 12. veel siia juurde. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada selle, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. See võib võib-olla aastapäeval tunduda natukene nii, et kuidas me ütleme, unustame kõik ära, mis on olnud. Ja see ei ole päris nii, et me nüüd kogu selle 100-aastase ajaloo nüüd pühime ühe korraga siit kokku ja läheme edasi. Kindlasti meil on oluline meenutada seda, kust me oleme tulnud, kes on meie eelkäijad olnud. Ma olen ise väga ka ajaloohuviline ja seetõttu ei saa öelda, kõike tahaks ära unustada, aga meie suund on edasi. Meie suund on sinna poole, nagu Paulus ütleb, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Ja kui me mõtleme seda tegelikult, mis see meie jaoks tähendab see, et Kristus on meid kätte saanud. See ei ole vaid lihtsalt see, et me oleme ühel päeval öelnud, nooret on ütleb, ma hakkasin usklikuks. Õnnetus, kui see on ainult see, me oleme hakanud või kuidagi kasvanud selleks, aga kui me mõtleme sellele, mis on toimunud Jumala riigis, mis on toimunud Jumala juures, et Jumal on minu kätte saanud, sinu kätte saanud, kelle iganes meil ja mida see tähendab ja tegelikult, mis on nagu selle see perspektiiv seal taga. Ja siis ka Paulus ütleb, ma püüdlen sinna poole kätte saada seda, mille pärast Kristus on meid kätte saanud. Meie aeg on üsna väljakutseid esitav. Vaatasin, 2 meest kirjutasid, ta ju kokku ei leppinud piiskop Urmas Viilmaaga oma tekste kohtumisest meie kaitseväe juhatajaga, aga te peaaegu sõna-sõnalt kirjutasite ühte seda sama. Ja üks sõna, mis seisab meelde, mida pani kirja nii meie president Erki kui peapiiskop Urmas Viilma, on see, et me tänane 30-40 aastaste juhtide põlvkond ei tea enam Kristuses praktiliselt mitte midagi.
ja teevad ka oma otsuseid lähtuvalt sellest. Ja see on väljakutsed, mis on meie koguduste ees, et võib-olla, et Vene ajal oli isegi mõneti lihtsam, sellepärast, et siis meil oli nagu paljude inimeste nagu ühine selline vastane, kelle vastu me võitlesime ja kristlased olid ka selle poole peal, et me teadsime, et Nõukogude võim tegi kõik, et Kristust hävitada ja me teadsime, sirge joon oli ees, et me hoiame sealt kinni, kus me oleme. Nüüd, kui nagu niisugust vastasseisu enam ei ole, siis tundub, et see hajub otse kui laiane meie ümbert. Ja ma usun, et me paljud kogudused ütleme, meie suurim väljakutse on see, et kuidas üldse saada inimesed huvituma sellest, mida me teeme, kuidas nad kätte saada. Ja soovin teile jaksu ja soovin teile jõudu ja tõepoolest sirutumist selle poole, mille pärast Kristus meid on kätte saanud. Ja olgu see tee meie ees. Ma jätan väikese kingituse. 10 aastat tagasi, kui oli Palade Prii koguduse 125. juubel, me tegime sellise väikese brošüürikese koguduse ajaloost, selle pealkiri on Läbi tule, sest see on võib-olla üks niisugune teelahe meie teel. 75. aastal Palade palvela põles maa ja minu isa oli tollal pastor, siis otsustati hakata seda maja ehitama, taastama, hoolimata sellest, et öelda, seda poleks vaja teha ja hoolimata vastuseisus ka võimudega tollal. See taastamine käis nii kiiresti, et selle üle tehti isegi kurja nalja, öelda, et kooli ehitas katlamaja juba 3. aastat seal kõrval ja ütles, et andke see baptistide kätte, nad pannud selle ka käima, et muidu te ei saagi kunagi valmis seda. Et aastaga oli maja üleval, esimene teenistus oli juba jõuluajal 4 kuud peale põlemist. Jätan selle Otto kätte vastutavale Hojule, mul on veel paar tükki kahvesest. Aitäh, Enn. Ajalugu me ei viska prügikasti. Me õpime sellest ja me läbi selle muutume. Meil seintel on ka siin ajalugu. Seal on Efrosiim Raki maalid. Meie pastor jättis oma elust maha. Siinpool teispool seina on Alari Allika maalid. Laua peal on Jaanhani raamatud. Seina peal on Virnas kuulutajad. Need on kõik meie erinevate pastorite tööd. Ja meie õnneks üks töötegija meie keskel. Emeritpastor Ülas Linder on Valga Betaaniat juhtinud üle 30 aasta. Ja Ülas palume, ütle oma kinnitava sõna Valga Betaania kogudusele ja kõigile külalistele. Otto tegi väga valesti, et mulle sõna andis, ma võin siin päev otsa rääkida. Siin täna on palju ajalugu seinte peal ja tegelikult ka Oleviste on minu kodukogudus kunagine, kus mina usklikuks sain, nii et sealt hakkab peale. Aga ma olin 25-aastane, kui vend Robert Võsu saatis mind siia Valka pastoriks. Ja kogudus, eestikeelne osa oli sel ajal üle 50 inimese, tõsi küll, osa elas Tallinnas, osa olid väga vanad. 2 jõudsid enne ära surra, kui ma nendega kontakti sain, kuigi ma võtsin üsna ruttu kõigiga kontakti. Ja peale meie olid meiega ühes majas venelased. Vene kogudust oli 2-3 korda rohkem kui meid. Kui palju täpselt see sõltus sellest, kuhu kohta nad parajasti laes vaatasid. Nad meid väga ei usaldanud ja statistikat meile anda ei tahtnud. Kui vaatasid teist aastat jälle samasse kohta, siis oli number sama. Kui vaatasid teise koha peale laes, siis said teise numbri. Ja pärast olen mõelnud, et kui ma poleks nii noor olnud ja siis ma ei oleks mingil juhul niisugust 2 osast koosnevat kogudust võtnud. Ja sellega oli üsna palju tegemist. Olin pastor 23 aastat, siis andsin ameti üle Ago Rannale. Keegi ei uskunud seda, et ma ära lähen, ei uskunud oma kogudus, ei uskunud seda ka keskus ütles, et eelden aeg, et nii kaua oled, kui me järgmise leiame, ehk teiste sõnadega ei leita mitte kunagi ja oled aga muud kui edasi.
Ja siis ma pakkusin seda kohta Ago rannale ja Ago tuli ja võttis ameti üle ja mina olin tööst vaba. Ago oli siin pool aastat, aga mina olin sellega tööst vaba. Pärast olin veel 2 korral kohuste täitja kokku umbes 8 aastat. Nii et kokku saab tõesti vist üle 30, mis siin oldud on. See on minu kogudus, kus ma olen oma suurem osa oma elust olnud. Ja ma ei saa teisiti, kui sellest kogudusest väga palju pidada. Üks Tartu vend küsis minu käest, et kui tihti sa ise seal käid. Ja mina ütlesin, aga ma käin iga pühapäev. Ja nädal sees ka, kui saan. Vahest mõni pühapäev kodust ära ja mõni pühapäev siin mõni vene kogudus ütleb, et tule murra leiba või pea kõnest, et meil omal pastorid pole kohal. Siis ma ei saa olla siin. Aga muidu ma olen iga pühapäev siin. Ja kui ma täna ei ole võtnud kaasa siia ette piiblit ja ei loe piibli kirja kohta, siis ma ütlen ühe mitte päris piibelliku väljenduse. Hoidke küünte ja hammastega kogudusest kinni. Ükskõik, mis teie elus juhtub, hoidke küünte ja hammastega kogudusest kinni. Kui juhtub teiega midagi, siis on kogudus see, kus teid jälle jalule aidatakse. Kui juhtub kogudusega midagi, siis aidake, et sellest asjast kogudus üle saaks. Ilma koguduseta ei jõua kuskile. Kogudus on Jumala esindus siin maa peal ja Jumal tegutseb siin maailmas koguduse kaudu. Ja tänu Jumalale siin linnas on 100 aastat tegutsenud selle koguduse kaudu. Loodame, et neid aegu tuleb veel ja veel. Jumal saab seda kogudust kasutada kuni tema poja Jeesuse Kristuse taastulekuni. Aamen. Aitäh, Üllas. Ja olgem kõik nii kinni koguduses, nagu Üllas on. Et tahtis ära minna, siiamaani ära minna ei saa. Ja ei tahagi ära minna. Halleluuja. Aga me kiidame Jumalat koos ja ma palun, Ekleesia koor esitab meile 2 laulu Üle aja mägede ja Suur Jumal, kui ma näen. Ja osa laule meil on lehtede peal, aga osa lauli mulle öeldi on ainult kuulamiseks. Nii et kui teile öeldakse kuulake, siis kuulake. Siis ära laula kaasa, vaid kuula. Ja see on nii tähtis. See Piibel ütleb, et sõna kuulmine on parem kui ohver. See kuulamine on niivõrd oluline asi. Nii tihti Jumal tahab midagi rääkida meil, aga meil pole aega. Me ei kuula. Nii et kui öeldakse kuulake, siis kuulake. Palun, Ekleesia.
kõigile. Oh, issand, las su armastuse suurus meil vaikselt heliseda südames, et täidas meid su püha armu täius, kui seisame kord sinu trooni ees. Oh, kallis rist, sa meile ainus lootus, nii täna kui ka üle aegade. Sa kogu inimkonna lootus, kui seisame kord sinu trooni ees. Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodus sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Kui taeva laotust minu silmad näevad, kus päike, kuu ja tähed säravad, mis seatud teedel ilmaruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Kui kõue hääli minu kõrvu koostab ja välguv valgus sähvib taeval, kui viluvihmas aga loodust kastab ning kerkib vikerga nüüd taeval, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Ja kui veel piiblis seda olen näinud, kui suur su arm on olnud algusest.
ees poja saatnud ja andnud risti surma minu eest. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Küll oled suur, mu issand sa. Suur tänu, võrratu laul, võrratud hääled, võrratu Jumala looming. Aga me jätkame meie Valga Betania juubelit ja ma palun Valga Betania pastor Ago Rand. Ma usun, et pastor kaplan Ago Rand. Ago Rand oli mees, kes aitas Üllas Linderit leida vabadus Jumalas. Ta võttis üle, kui oli vaja üle võtta ja kandis seda väga hästi ja kannab siiamaani väga hästi. Palun, Ago Rand. Tere ja õnnistust ka minu poolt. Tervitused ka Kohtla-Järve koguduselt teile, kus ma praegu otsapidi toimetan. Aga eks see rohkem olude sunnil oli, sest mees ei saa ennem ära minna, kui pole asendajat. Ja kui Üllas selle jutuga minu juurde tuli, et kui ma Pukas pastoriks olin, siis eks see normaalne on ka, et tuleb ju appi tulla, kus ma venna ikka hätta jätan. Läheb ära, asendat ei ole, tahan ära minna, ei saa, kedagi pole. Ja nii ma siia appi sattusin. Ja kui nüüd sa helistasid mulle, et ma tuleksin, siis ma hakkasin mõtlema, et mul tegelikult polnud meeleski, et ma siin vahe pastor olen olnud. Ja siis ma ütlesin, et abikaasale, et kuule, ma pean pühapäeval Valka minema. Küsib, mis seal on. Ma ütlesin, mul kalendris on kirjas, küll, et aastapäev on. Aga et pastor ütles, et ma olen siin pastor olnud. Ja ma ütlesin, kuule, et vist ma tõesti olin siin vahepeal nagu abiks. Et pigem ma aitasin täita seda lünka. Ja selline tunnetus oli, et tuleb siia tulla, olla toeks. Ja tookord ma ütlesin ka, et kindlasti see kogudus pastori leiab. Kuigi tookord öeldi ka, et vaadates mis koht see oli ja kuidas palju siin rahvast käis, et eks ta selline paras pommiauk oli, nagu praegu enam-vähem Kohtla-Järvel Sompa linnaosa on, mis on saame Apostle Mesta, Apostle Ameerika, et nii ta enam-vähem on. Aga õnneks see töö on tõesti toiminud, edasi läinud ja võite siin olla 100. tähistada ja küll Jumal lubab seda tööd ka edasi teha, et olla talle ustavad kõiges, mis te teete. Tahan lugeda ühe kirjakoha, ja see on 2. Korintuse kirjas 4. peatükist, kristlikust lootusest. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Olgu teilgi seda kindlust ja teades, et issand kannab teid ja väliselt me jääme vanaks, jaksa, ei suuda, aga kui me vaatame Kristuse peale, siis ta annab teile jõu seda, mida te täpselt vajate, et olge te väga õnnistatud, olge te väga hoitud ja ma lubasin ka hoida ajalimiidist kinni, et oli rõõm teiega. Halleluuja, head veel nii läks. Ma ütlesin, et Agole, et meil on 5 minuti limiit nagu. Ago ütles, nüüd ma võin päris vaid ka olla. Et ma ja nii palju, nii hästi praegu läks, et me kuulisime sõnu Ago käest ka. Halleluuja. Aga me jätkame ja kui Ago sai olla
pool aastat, siis järgmine mees sai rohkem olla. Sai lausa mitu aastat olla. Sai olla lausa 3 või 4 aastat lausa vist. Ja Tarmo, Õun ja Merike olid Valgas pastoriks ja aitasid lastetööd hästi käivitada ja hoidsid kogudusel elu sees. Ja ma palun, Tarmo, et sa tuleks jagaks meiega oma südant. Ja kui tahab ka Merike jagada, siis võite 2 peale jagada 5 minutit. Aga palun, tulge ütle õnnistussõnad. Tarmo Õun. Tere, armas kogudus. Jah, aasta 2003 kuni aasta 2006 võisime oma perega olla teie kogudust teenimas siin, abiks olla. Jah, eks selle aja sisse mahtus mõningaid asju. 2003 aastal oli evangeelne krusaad, mis oli üldse kapeliidus selline suurem asi. Ja nii ka meie aitasime siin Valgas seda läbi viia. 2 ameeriklast oli meil abis ja vaatasin eile just märkmeid üleeile, et isegi 5 inimest lugesid päästmise palve selle krusaadi käigus. Aga mis minu oli lastetöö ja noortetöö oli siin ja ka riietemüük vaikselt viisi tegime. Aga mis minu enda jaoks oli huvitav, et selle aja sisse jäi ka minu seminari lõpetamine. Minu seminari lõpetamiseks oli diplomitöö vaja teha ja diplomitöö ma tegin just Valga 3 koguduse ajaloost. Ja kui ma seda natukene vaatasin kodus üle, siis oli väga huvitavaid täheldusi, ma leidsin sealt. Aga enne seda ma loen meile piiblist ühe piibli kirjakoha, mis olgu meie tervitussõnaks. Ja see on Rooma 8:14 kuni 17. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Aba, isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid koos temaga ka kirgastatakse. Mul on selles mõttes ääretult rõõm täna olla siin, et olete siin Valga linna keskel. Mina kui teenisin, siis olite linna ääres. Aga Valga kogudus sai ju alguse aasta 2021, kui Kuperjanovi tänav 7, siis Hans Ribane oma korteris kogus inimesed kokku ja koos olid palves ja tekkis vajadus oma ruumi järele. Oma ruum siis saadi Oska tänav 16. Järgmine ruum oli aasta 1923 Mesipuu tänav 4. Siis 1932 oli Aia tänav 18, 1940 Poska tänav 2, samal aastal Köie tänav 6, Vennaste palvela, 1944 Uus tänav 10, Adventkoguduse palvela, kuhu siis 1957 ehitati oma kirik presbüüter Jaan Anni eestvõttel. 1969 võeti see oma kirik ära ja anti asemele Kalda tänav 6, 1901 ehitatud elumaja, kuhu siis kogudus ehitas 1970, 10. oktoobril siis avati oma palvesaal sinna kortermaja kõrvale, elumaja kõrvale. Ja see samases Kalda tänav 6 oli siis auga teenida minul ja minu perel seda kogudust. Ja juba siis aastal 2002 kerkis uuesti päevakorral, et see koguduse asukoht on ikka selline linna ääres, et oleks vaja kuskil linna keskele. Ja mul on rõõm, et te olete täna siin Valga linna keskel. Aga kui ma mõtlema lõpetaksin teie ühe kunagise jutlustaja Artur Nukk oli tollel hetkel siis koguduse eesotsas. Ja kui kogudusega koos pandi kokku, kui sellist koguduse motot, aasta siis oli 1946, ja ma loen selle koguduse moto, ma üritan selle sõna-sõnalt lugeda, et tuleb rohkem pilku meie õnnistegija Jeesuse peale heita, teda rohkem paluda ja venna-õe armastust üks ühe vastu üles näidata, et oleksime valguseks,
rohkem selle lainetavale maailmale, et veel paljud võiksid Jeesust leida. See on selline hea moto ja ma arvan, et see kehtib ka tänapäeval Valga kogudus. Aitäh ja õnnistusi teile! Aitäh, Tarmo ja Merike, selle panustest Valga kogudusse. Aga me ei saa kunagi läbi abilisteta ja partneriteta. Ei saanud Üllas, ei saa mina, ei saa keegi. Ja meil oleks väga hea partner täna on Valga Betaania kogudus, on Tõrva Immanueli kogudus. Ja ma palun, pastor Valdo Maamägi on täna abikaasaga Elmega siin. Ja palun, pastor Valdo Maamägi, öelda oma õnnistus ja tervitussõna. No nii, kallid Otto ja Monika ja Valga kogudus, endised pastorid, kes te kohal olete ja kõik külalised, et on rõõm olla siin. Ja tõesti, viimastel aastatel kuidagi on nii juhtunud, et juba tegelikult enne, kui meie Ottoga nendesse kingadesse astusime, siis tegelikult juba enne seda kuidagi 2 kogudust said mingil viisil ühendatud. Tõrva ja Valga kogudus ja ühe siis pastori poolt ja Alari Allikas siis käis Pärnust mitu aastat mõlemad kogudus teenimas. Täna ta ei ole saanud tulla, aga ja see on nii huvitav, et ma kuulasin natuke seda ajalugu, siis ka ajaloo mõttes me oleme natuke sarnased, et on hoone ära võetud ja mitmed need. Ja mis meid veel ühendab, on see, et meil on mõlemal kogudusel samal aastal 100-aastane juubel. Nii et täna võime siin tähistada ja juba tegelikult on juuni lõpus, aga juuli alguses, siis 4. juuli on juba plaanis siis Tõrvas 100 aasta tähistamine, nii et juubeli aasta ja ma usun, et kuigi on selline keeruline olukord ja aeg, kus väga tähistada ei saa hetkel, aga ma usun, et me oma südames juubeldada ikka saame. Seda ei saa meilt keegi ära võtta. Seda, et me võime rõõmustada ja olla tänulikud. Ma usun, et seda ajalugu, kui me kuulame, siis ajaloo eest me saame olla tänulikud. Me saame olla tänulikud kõige selle eest, mis on olnud. Aga ma usun ka seda, et Jumal on tuleviku ja lootuse Jumal. Et me oleme tänases hetkes, aga Jumal vaatab seda hetke ja ma usun, et ta tahab anda tulevikku ja lootust. Ja anda seda meile kõigile, nii Valgale, olgu ta nii ääremaa, kui ta on, või Tõrva, või kõik need paigad. Otepääga koos oleme samamoodi 3 Valgamaa kogudust nii öelda. Et see, et me saame seista üksteise kõrval ja toetada üksteist, ma usun, see on üks suur rikkus. Ja üheskoos. Valga on ka selline linn, mis on tegelikult ju ühendatud. On ühendatud Läti poolega ja kuidagi nii tugevad sidemed on sinna. Nüüd on isegi see peaaegu vist on valmis juba see tee sinna teisele poole, aga ma usun, et see on, mida Jumal tahab teha, ta tahab ühendada meid. Ta tahab ühendada erinevaid kogudusi, ta tahab ühendada armastuse sideme läbi. Et me täna ei vaata nende erinevuste peale ja me kõik oleme erinevad, aga vaatame selle peale, mis meid ühendab täna. Ja mul on hea meel, et Otto ja Monika, me võime teie kõrval seista ja teie meie kõrval ja me võime üksteist toetada. Ja ma usun, et me Elmega tahame seda öelda, et me tahame seda jätkata. Et me oleme teie kõrval olemas ja palvetame koos ja teenime ja jagame oma südant. Ja selle läbi on see tugevus meil. Nii et olge väga õnnistatud ja siin jälle sellised 3. Ma täna tundsin, et need on valged õied teie jaoks täna, et usk, lootus ja armastus. Ja meil on lootus. Ja usk kannab meid läbi ja armastus seob meid. Ja muidugi lilled ma tahaks Monikale anda. Olge väga õnnistatud. Ja samuti mul on väga hea meel, et Otepää on endal pastori leidnud ja Tõnu Paju, Juhei koori asutaja Eestis ja selle kinnitaja meie riigis ja see on palju vilja kannab siiamaani.
Ja mul on väga hea, Tõnu, et sa oled tagasi Otepääl, et sa võtsid selle koha. Ja mul on hea meel, et sa tahad jälle siin seda noortetöö käivitada. Ja tule, ütle meile kinnitav sõna Valga Betaania kogudusele. Aitäh. Mul on nii hea meel näha teid kõiki siin, sest ma olen kuude kaupa olnud üksinda. Ma ei ole kedagi näinud. Tööl käinud, oma kogudus, oma naine. Ja nüüd ma näen nii palju rahvast. Kui ma sisse sain, siis mu süda hüppas, kui halleluuja, Oleviste rahvas, mu kodukogudus. Kõik aulised, halleluuja, tänu Issandale. Ma toon tervituse teile Otepäält. Ma olen nüüd seal olnud natuke aega pastoriks. Ma olen vist kõige noorem pastor teil siin. Aga kui ma uksest sisse astusin, siis Otto esimesed sõnad olid, et meil on väga raske aeg. 4 pühapäeval sellist sõna muidugi ei öelda, aga siis ma mõtlesin, aga ma tõin väga õige kingituse siis. Siin kotis on kingitus, Otto, sulle, Betaania kogudusele. Kas ma võin selle kingituse lahti teha? Ei tohi. Ma ikka teen. Ma lukku üles leian. Rasketel aegadel tuleb inimesi aidata ja kuidas öeldakse, et kui tahad vaest inimest aidata, siis ära kingi talle kala, vaid kingi talle õng. Tule nüüd välja siit. No, see tuleb hiljem. Käisin Tartus, mõtlesin mida kinkida. Tule nüüd ometi välja. See on naise see teleskoopkott, ma laenasin seda kordas. Nii. Käes. Siis ma läksin kalapoodi ja küsin, andke mulle kõige suurem konks. See ei olnud kõige suurem konks. Ma saaksin siit otsa maha, nii et see ei ole terav. Ja milleks siis, et kala püüda? Milleks nii väike õng? No Valgas ei ole ju veekogusid, teate ju. Üks oja on ja see on ka Läti 2 peale siin. Aga kui on rasked ajad, kui on kogudus väike, tuleb kalale minna. Ja inimesi püüdma hakata. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigel loodule. Minge kuulutage Valga linnale. Ja aps, kui püüdma hakata, siis mitte tühja konksuga. Mul on siin rekvisiidid ka. Ma leidsin siukse südamese korvi. Oi, vabandust. Näed, mul hakkavad siin asjad pudenema. Teil on väike kantsel. Ma ei hakka seda loopima. Jumala armastus on välja valatud meie südamesse ja kui me seda armastust jagame, käi peale, siis me saame siia päästetuid Rita tegijadele. Ja siis me saame nad kätte ja kogudus jätkab veel 100 aastat. Minge ja saage inimeste püüdjateks. See on täiesti uus õng. Tule siia. Näita, kuidas sa sellega püüdma hakkad. Mina ei oska seda kasutada. No vaata, kas töötab või? Proovi, jah, proovi, viska. Vaat sa pead midagi alla. Hoiad on viis kinni. Ops. Ja nüüd kiire üles. Vot nii. Ja vaatame seal tees on. Teil on vaja uusi inimesi. Mis on aastaga teada. Halleluuja, jah ja aamen selle peale. Ja mul on väga hea meel näha, et ka Valga kogudused kirikud on meie juurde liitunud. Ja ma palun Valga EKP Luteri kiriku õpetaja, piiskop peaaegu Margus Suvi, tule, ütle oma õnnistussõna. Tere. Te olete kõik niimoodi õpetajad, ma siis püüan ka olla teie moodi.
Tere päevast, täname kutse eest ja rõõm on näha kõiki. Siin on vist Lõunamaa on koos peaaegu. Ei ole, Põhjad on ka koos. Et suur rõõm on kuulda seda, kuidas teil on ikka sama asi käsil, mis oli 100 aastat tagasi ka ja mis tegi teid koguduseks. Ja mõeldes täna selle 4 pühapäeva peale, võikski ju öelda, et ikkagi see, mis on toimunud, et kuigi samasid väljaelamisi ja üleelamisi ja juurdeelamisi me ei saa teha, kui oli see Peetrus, kes ühe jutusega sai 3000 kala korraga, siis on meil, ega me ei pea hakkama siis 3000 korda tegema, et ühte kala saada, aga õng on olemas. Et on hea näha seda, mis on toimunud läbi aja siin Valgas, et kuulsin Otto käest see ajalugu räägib, et see ärkamine või selline liikumine tuli tegelikult Läti poolt, aga et enne kui piirib kinni pandi, kolis see siia Eestisse. Ja huvitav on, et Läti poolel Valkas ei olegi, me teame, nagu palju kogudusi jäänud, et inimesed on käinud just Eesti pool, et oma vaimulikke vajadusi täita ja olla kogukonnas. Et usukogukond, mis on loodud või on sündinud ja kindlasti see on Jumala tahtel olnud, et tema annab seda, et ikkagi tuleb liigutada vett, et siis seal kalad tuleksid esile. Et samamoodi see ärkamise tuul ja see liikumine, mis on andnud, et meil on kogukond, kes usub Jeesusesse ja et meil on see Jumala vaimu poolt täidetud usuruum alati või see väärtusruum alati, mille keskmes on pühakiri, siis see kinnitab alati meid ka edasi tegema koos. Ja ma siis olen 5 aastat või palju see on olnud aeg, kus me oleme Ottoga tuttavad ja Betania kogudust tean seda, seda teab muidugi kõige paremini kuulutaja, et kas see läks möödunud sajandisse või sajandi algusesse. Et kogudus vaatamata suurusele on alati olnud olemas ja see peabki igal pool olema, kas põhjas või lõunas. See oli siis soov tervitada, nüüd läks pikemaks jutuks. Tänan teid väga, Jumala õnnistust, Otto sulle, kõigile teile, keda kaugelt ja lähedalt on täna siia toonud see 100 aastat ja elame siis järgmise sajandi edasi ja me kohtume kogu aeg, sest et meil ei loe sajandid ju. Meid on kutsutud igavese elu jaoks. Et jääme kokku ja jääme ühtsesse Jumala kingitud armu ja vaimu. Ja mul ei ole kingitus kaasas, mul on tühjad pihud, aga ma nägin eile Otto hästi saatis mingi numbririda, ma ei tea, mis see numbririda oli, aga seda liikus igal pool. Et siis ma kirjutan sinna numbrirea peale siis. Teeme nii. Ja, noh. Jumal väga õnnistagu sind. Hea on sinuga koostööd teha. Halleluja, see on nii hea. Valga Nelipüükirik tervitab, ei ole kohale jõudnud. Aga nende tervitus on siin. Ja samuti tervitab meil Rudi Leinus Mähe kogudusest. Leisi kogudus tervitab veel palju. Nii et me oleme üle Eesti nähtavad, tuntud, meie eest palvetatakse, meid õnnistatakse, meid hoitakse. Aga nüüd ma palun Ekleesia koorili veel 2 laulu ja pärast seda tuleb EKP-liidu president Erki Tamm oma põletava ja kinnitava sõnumiga.
seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu anda mul. Mul lootus on Jumalal, kes valitseb nüüd igavest. Mul lootus on Jumalal, mu issandal. Ma igal hommikul su armu jälle näen. Sa märkad vaevas valus murtud südameid ja oma armu andva käe neil ulatad, et need, kes usuvad, su rahu kogevad. Mu lootus on Jumalal, kes valitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumalal, mu issandal. Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas
murtud süda jälle terveks saab. Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänulaulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastan? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Ja palun, EKP Liidu president Erki Tamm, me kuulame, meie südamed on avatud, et Jumal räägiks meie vastu. Aitäh, pastor Otto. Head sõbrad Valga koguduses, õed vennad, kõik, kes vaatate läbi sotsiaalmeedia, see on saanud ka üheks keskkonnaks, kus inimesed saavad tulla lähedale Jumalale ja Jumala sõnale. Tervitan teid meie koguduste liidu poolt ja võib-olla see on ka sümboolne, et eile terve päeva olin Narvas, kus olid koos meie liidu venekeelsete koguduste pastorid ja täna täpselt sama palju Keilast, kus me elame lõuna poole, nagu eile idasse, aga läbi kogu nende sajandite on tegelikult Jeesus teinud seda, millest me praegu just laulus kuulsime. Ja tegelikult Jumal on tegutsenud aegade algusest. Ka enne seda, kui kristlik kogudus loodi, Jumal on olnud. Keegi ameeriklane rääkis, kuidas võhiklikud inimesed küsisid nende käest, kes seal kuskil Iraagi aladel elavad, toimetavad, tegutsevad kristlased ja küsisid, et kas seal teie kandis ka kuidagi need Jumala asjad on avaldunud. Ja siis see inimene võttis lahti Piibli algusest 1. Moosese raamatu ja luges seal nendest mõnest jõest ja sellest kandist, kus justkui kõik alguse sai.
Üks meie koguduse töötegija käis pangas laenu küsimas. Mitte endale, vaid kogudusele. Ja kui tema käest küsiti koguduse tuluallikaid ja kuidas ja kust kogudus oma vahendid saab, siis ta seletas selle ära ja pangaametnik oli üllatunud, aga teatas, et see asi ei kanna kuidagi välja. Ja siis koguduse esindaja küsis, et vabandage, kui vana teie pank on. Ja kuna oli tegemist Eesti ühe kõige vanema pangaga, siis väga uhkelt pangaametnik seda ka ütles. Ja siis see vend ütles, et seda on rõõm kuulda. Aga organisatsioon, keda mina esindan, on 2000 aastat vana. Ja on kestnud läbi igasuguste aegade, riigikordade. Ja tõepoolest täna, head sõbrad, me tähistame küll Valga Betania koguduse 100. aastapäeva, aga olles Jeesuse järgijad, Jeesuse tunnistajad siin maailmas, on see läbi kõige 20. sajandi kestnud ja neid on ikka olnud. Mitte sellepärast, et kogudused kristlased on olnud nii kangelaslikud, vaid sellepärast, et see sama vaim, kes täitis Peetruse, kes reetis oma issanda kõige sellise primitiivsemal viisil, kui ta sattus ühel hetkel olema üksinda ümbritsetud inimestest, kes mõtlesid teisiti, kes olid võib-olla ka vaenulikult meelestatud, aga kui see vaim teda täitis, siis järgmisel hetkel ta tõuseb üles ja kõneleb 100-dele, 1000-tele. See Peetrus, keda tänased katoliiklased oma paavstide jada esimeseks ei, ära risti, ära vii. Too see tagasi. Ma olen lihtsalt ettevaatlikum. Ma usun, et see sama vaim täna on meie keskel siin. On puudutamas ka teid, head sõbrad, kes te vaatate ja jälgite seda teenistust Facebooki kaudu. Ja see sama vaim tahab elustada meid, elusamaks teha. Kui me ilma selle vaimuta oleme, sest ilma Jumala vaimuta me oleme lihtsalt surelikud inimesed. Ma olen siin lugenud nüüd tagasi pärast selle kriisiaja sellist leevenemist, neid tekste, mida olen ise kirjutanud, kogudustele saatnud, videojutlustesse vorminud. Ja üks sõna, mis väga tugevalt kohe alguses Jumal südamele pani ja mis ikka jälle on üles tõusnud, on Heebrea kirja 10. peatükist 35. kuni 38. salmini. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest teil ainult pisut. Siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. TV7 erakorralise olukorra kehtestamise järel eelmise aasta kevadel neid salme ma lugesin. Meenutasin oma vanaisa, kes pärast seda, kui ta oli Tallinnas arreteeritud
ja oma tädipoeg Viljar Lihtiga me täpsustasime veel hiljaaegu üle, me siin oleme ka kantslites kuulutanud, et ta nägi Patarei vanglas nägemuse, aga tegelikult ta oli arreteeritud ja Raplasse viidud ja sealses miilitsajaoskonnas. Ta nägi, kuidas väga pimedas ruumis olles ühel hetkel parv väikeseid linde hakkas lendama valguse poole. Ja see on kogu selle aja jooksul nendest, võiks öelda ka teadmatuse aegadest, ette ennustamatutest aegadest läbi tulles olnud ka minu jaoks Jumala tõotus. Vanaisa ütles, et tema jaoks oli see sõna sellest, et pimeduse aega saab palju olema. Ja seda oli ligi 10 aastat. Üks tütar, keda ta nägi beebina, oli selleks ajaks saanud juba neiuks, kui ta teda taas nägi. Aga ta mõistis, et Jumala käes on ka lahendus. Ja selles lootuses ta elas. Ja see on see jõud, see jumalik jõud, mida palade koguduses eriti armastati ka laulda. Jumalik jõud, mis Kristuse kogudust läbi kõigi nende sajandite on toonud Valga kogudust läbi selle sajandi kõigi erinevate aegade. Üks vana laul, mida nooremad inimesed võib-olla isegi pisut niimoodi aeg-ajalt on nalja visanud selle üle, rohkem korraga ei maksa võtta kui üks päev, üks ainus silmapilk. See laul ei ole minu jaoks mind kõnetanud kunagi. Aga hiljaaegu vaatasin Oleviste koguduse palveteenistust enne seda, kui Rein Uuemõis teenistuse avas, oli see laul. Ja korraga mõeldes sellele ajale, kus me oleme, kus tõepoolest ka suurte ettevõtete juhid ütlevad, me oleme teinud varem plaane päris pikalt, sest ennustatav on olnud majanduskasv, suhteliselt ennustatav majanduskliima, aga täna me mõtleme nädalates ja ei midagi enamat. Siis tõepoolest rohkem korraga ei maksa võtta kui üks ainus päev. Seda soovitatakse ka kõigile, kes üritavad oma alkoholi või narkosõltuvustest vabaks saada. Ära tee pikki plaane, vaid ela täna. Proovi täna elada vabalt teistmoodi. Kuid selle laulu ka muud sõnad puudutasid mu südant. Olen õnnelik, ei ta mind jäta, kõikjal saadab mind ta armupilk, ta on tõotanud ikka muret kanda igal ajal oma laste eest. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda seest. Ja edasi järgmine salm, täpselt samamoodi. Isa sõna seisab kõikumata, tema arm on kindel varjupaik. Jää nüüd üsna vaikseks, minu süda. Ära enam nõnda mures käi. Tema peale südames sa looda, ei sind Jumal unustada või. Ma usun, et midagi sellist me oleme vajanud nendel möödunud aasta, 1,5 aasta päevades. Erinevalt seda võib-olla läbi elades, aga hea on teada, et selles päevas, selles ajas Jumal oma püha vaimu läbi elab, on kohal. Bill Ankenberg, meie hea sõber Ameerikast, kirjutas Facebooki lehel möödunud aasta kevadel missionärist Andrew Marist, kes 19. sajandil ja 20. alguses elas, kes endale kirjutas selliseid julgustavaid märkusi. Paberi üleval servas seisab rasketel aegadel ütle. Ja siis 4 asja.
ta on kirjutanud sinna. Jumal tõi mu siia, tema tahtest olen ma selles kohas, sellel tõsiasjal ma seisan. Miks pärast need asjad juhtuvad, miks pärast mulle seda tehakse, miks pärast on minu ellu need asjad tulnud? Jumal tõi mu siia, tema tahtest olen ma selles kohas. Kui Jumal ei oleks tahtnud, kui Jumal ei oleks mõelnud asju nii, siis neid asju ei oleks nii ka juhtunud. Ta hoiab mind selles kohas oma armastusega ja tema armu läbi võin ma käia tema lapsena ka selles kohas. See on olnud tunnistus Valga kogudusest läbi nende aegade. Neid on olnud kõige erinevamaid. Olen kuulnud ka neid lugusid ja see on tunnistus sellest, et meie Jumala lastena nendes erinevates aegades ja päevades oleme kaitstud, juhitud läbi Jumala poolt. Tema teeb sellest katsumusest õnnistuse, õpetades mulle midagi, mis tal mõttes on. Ta töötab minuga oma armu läbi. Erinevates aegades me küsime erinevaid küsimusi, mõtleme erinevaid mõtteid, sest teised inimesed küsivad, olukorrad panevad meid mõtlema. Ei oleks mina küsinud neid küsimusi ja tõenäoliselt ka sina mitte. Need tekitavad vahel isegi perekonnas või koguduses selliseid kriitilisi olukordi, sest uutele olukordadele me vastame erinevalt. Me tajume neid erinevalt. Mõne ka lähema kaastöölisega oleme kokku leppinud, et kui me mõne asja kohta, mis seda aega iseloomustab, oleme neid asju erinevalt tajunud, siis me ei lase sellel erineval tunnetusel lõhkuda vendade vahelist armastust. Ja see on püsima jäänud. Me ei ole kaotanud seda, me ei ole kaotanud üksteist. Tema teeb sellest õnnistuse. Kuidas? Seda me ei tea, aga see tema töötab meiega. Ja neljandaks, tema teada ajal toob ta mind sellest kõigest välja jälle, millal ja kuidas tema teab. Nagu te teate, oleme Riinaga ja minu jaoks on see sellised käed mullas koht Ülemiste City's, üks väikene koguduse rajamise algus, mida me omamoodi ka kohalikus keeles selliseks koguduse rajamise startupiks nimetame. See on olnud keeruline aeg väga noorele sellisele koguduse algatusele, mille esimesest aastapäevast kujunes koroonakolle. Ja me jäime pärast seda päris mitmed haigeks. Aga meie süda on haige selle paiga pärast. Ja haigusest saime terveks tänu Jumalale. Aga valu selle paiga pärast, nende inimeste pärast, see ei ole kadunud. Üks ärijuht, kes meie osaduses on ja kellega ma kohtun igal neljapäeval 1 tund, siis tema ütles, et tema oli ka üks nendest, kes ütles, et varem me tegime pikke plaane, ta juhib väga suurt autoettevõtet, aga täna me räägime nädalatest. Siis ta ütles, et me oleme ka nagu teel väga kiirevoolulise jõe teisele kaldale. Me oleme püüdnud iga kolmapäeva õhtu oma väikese K13 grupiga Zoomis kokku saada ja teate, vahel on see olnud päris tüütu. See on muutunud rutiinseks, ikka alustame, kuidas teil siis läheb. Vahel on meil midagi nagu jagada, vahel ei ole, aga ta ütles, et tead, seda rütmi peab jätkama. Sest selleks, et kiirevoolulist jõge ületada, tuleb kogu aeg tõmmata. Muidu viib vool ära. Muidu viib vool ära meie visiooni, muidu viib vool ära meie inimesed. Tõmba. Tõmba, pastor. Ja me tõmbame koos sinuga. Ma usun, et see kehtib kõikide aegade kohta. Vahel on lahedamaid aegu, aga kogudust iseloomustab teatud rütm.
Ka see, et me tähistame igal aastal 4 püha, on ka omamoodi rütm. Et meelde tuletada seda, mida Jumal on teinud, kuidas Jumal on tegutsemas ja mis on selle kõige mõte. Täna hommikul saatsin kogudustele laiali ühe mõtted, mis küllaltki spontaanselt tulid, erinevad kirjakohad, mis räägivad Jumala vaimust kui elu andvast vaimust. Ja need kirjakohad olid kõigepealt 1. Korintuse 2.12, aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast. Jeesus ütles, et ta palub isa ja ta annab tõe vaimu, keda maailm ei saa vastu võtta, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese 14.17. Ja Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Mina elan ja ka teie peate elama. Sest vaim on see, kes elustab. Johannese 6.63. Ja teate, see ei ole midagi sellist lihtsalt teoloogilist või teoreetilist, vaid väga praktiline. Möödunud nädalal üks näide sellest. Enne seda aga mu absoluutne lemmik, kui üldse tohib nii rääkida, on lugu Samaaria naisest, kellega Jeesus kohtub Samaaria kaevul ja kes ei tea ööd ega mütsi nendest vaimulikest asjadest või pika arutelu peale tal meenuvad mõned asjad. Aga Jeesus ütleb, et mul on midagi sulle anda, millest sul tõesti ei ole aimu. Ja see naine on vastu valmis seda võtma ainult ühel põhjusel. Sest ta on igalt poolt seda otsinud. Ta on ennast tühjaks, kuivaks otsinud. See lugu ise on nii tänapäevane, nii väga Eesti Ekspressilik, kus on lugu ühest armastust igatsevast inimesest, aga üks abielu ja suhe teise järel puruneb ja ei õnnestu leida seda, mida tegelikult nii väga iga inimene vajab. Armastada ja olla armastatud. Ja Jeesus ütleb, aga mul on veel midagi. Ma mäletan, tulevad mõtted nii Kalju koguduses siis, kui me toimetasime Balti jaama alkohoolikutega, üks mees, väga tore mees. Ma hakkasin seda meest armastama, Saaremaalt pärit mees, kui ta kaine oli, no teate, supermees. Ta ütles, et seda värki, millest sina räägid, ei ole mina veel proovinud. Anna mulle. Ja see naine täpselt samamoodi, anna mulle Jeesus. Möödunud nädalal kohtusin ühe mehega pärast tööpäeva ja ma tean teda kaudselt, aga me nii lähedalt suhelnud ei olnud. Ja kui ta tuli, siis ta ütles juba kohe alguses, ma olen nii katki. Ja esimestes lausetes juba ta teatab, et ma tahan, et midagi muutuks minu ja Jumala suhetes. Ta oli kasvanud üles kristlikus kodus, aga see asi ei olnud talle endale südamesse kasvanud. Ja elu on läinud omasoodu. Juhtunud on palju sellist, mida enam olematuks ei tee. Ma olen nii katki ja ma tahan seda asja. Ma tahan seda asja, millest sina, Jeesus, räägid. Ma tahan seda asja, mida üksnes sina võid teha. See, mida Jumal pakub, ei ole midagi, mis oleks justkui teisest maailmast. Jumal on loonud selle maailma.
Jumal on tulnud oma poja kaudu sellesse maailma, et otsida ja päästa neid, kes on kadunud, et terveks teha neid, kes on katki. Et nende peale puhuda oma elavaks tegevat vaimu, nende sisse anda oma vaimu, mis elustab, kes muudab meid elusateks, igavesti elavateks, Jumala isaga lähedases suhtes olevateks inimesteks. Kui me lahku läksime selle mehega, siis ta ütles, et tead, mul on palju kergem. Täna ma ei taha ainult seda jätta, ka Valga kogudus, Otto sulle, selleks, mis Jumal nagu muu südamele pani, midagi on veel enamat. Siit mõni samm on tegelikult edasi. See, mida ma möödunud ajas ka olen kogenud, on see, et Jeesus kutsus meid üles tegema jüngreid. Aga ma ütlen veel midagi enamat. Me peame tegema jüngrite tegijaid, jüngreid. Kui ülemiste nagu selle mõtte alguses ma jagasin ühe Ameerika sõbraga ja kaastöölisega seda, siis ta ütles, et see ei ole mitte töö sinule, vaid sina pead tegema juhte, kes hakkavad seda tööd tegema. Ma olen armastanud seda, ma olen tahtnud seda teha ja ma olen tahtnud mõelda ennast selle asja juurde nii kaua kui võimalik. Aga Jumal aeg-ajalt tuletab mulle meelde viimastel nädalatel ja kuudel, nähes, kuidas need mehed, ärimehed, ettevõtete juhid, kes on järjest päästetud saanud, keda väga keerulistest kohtadest on Jumal elus välja toonud ja tervendanud. Ma näen, kuidas Jumal teeb neist juhte. Mitte ainult järgijaid Jeesus ei tulnud tegema, vaid neid, kes on valmis, võimelised jagama seda. See on tõeline kommunikatsioon. Mitte ainult see, et meie räägime, vaid need, kes kuulevad, võtavad selle vastu ja teevad. Leiavad ise lahendusi ja saavad jüngrite tegijaks. Ma kutsun üles kõik pastorid, juhid, see on meie vastutus teha jüngrite tegijaid. Mitte ainult jüngreid, vaid neid, kelle kätte on võimalik usaldada asju, kelle kätte on võimalik usaldada tööd. Nelipüha on Januste püha. See tuli täna hommikul täiesti ootamatult ja see kõlab peaaegu omaette püha nimena, nelipüha, Januste püha. Ma ei ole kuulnud, et see oleks mõnes Eesti vallas nimetatud, on suviste püha, aga mitte Januste püha. Jaanipäev võiks olla Januste püha, sellepärast et siis on janu paljudel, aga millegi muu järele. Kuid nelipüha on Januste püha, sest Jeesus Jesaja profeteeringut kasutades kordab seda taas. Johannes evangeeliumis 7. peatükis 37-9 tuuakse see välja. Kellel on janu, see tulgu mu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Kogudust on vaja meile kõigile, sest minu tütred on mulle õpetanud seda, et mitte igasugune jook ei ole tervisele kasulik jook. Nad on õpetanud mind vaatama, mis on joogi sees, mida seal on liiga palju ja millest isa peaks hoiduma.
Jeesus ka ja Jumala sõna hoiatab meid, ärge joovastuge veinist, vaid saage täis Jumala vaimu. Vaadake, mida te joote. Mille me janu, inimlik igatsus, see on midagi nii loomulikku, millega me seda kustutame. Jumal meie looja, meie hea isa, tema tahab meie janu kustutada. Ja sellepärast ma olen täiesti kindel, et Jumala koguduse jätk maa peal, see ei ole mitte küsimus selles, kui hästi me suudame seda asja organiseerida. Meil on väga oluline roll selle kõige juures. Aga sellepärast, et on janu ja on tema, kes janu kustutab. Et on inimesed, kes elavad oma elu vahel väga keeruliseks ja niisa, kelle lapsed me kõik oleme ja kellele läheb korda meie elu, meie tulevik ja see, kus me oleme. Ta tahab, et me oleksime koos temaga. Olge väga õnnistatud, Valga kogudus, head sõbrad kõik teie. Amen. Aitäh, Erki. Aga meil on kohal ilmunud Valga 4 pühipastor Kati Tamm. Ja me anname, enne kui lähme päris õnnistuste juurde, anname Katile veel sõna, et Kati saab veel kinnitada natuke ka. Armsad sõbrad, ma seisan tohutus tänumeeles ja aukartuses teie ees. 100. Milline auväärne number. Ja tegelikult olen mina üks selle koguduse viljadest. 30 aastat tagasi oli mina pühapäeva koolis selles koguduses. Siis kui vend Üllas oli veel pastoriks ja tema armas abikaasa oli minu pühapäeva kooli õpetajaks. Ja ma võtsin ette pühapäeva hommikul pikki samme, sest minu kodust baptisti kogudusse oli väga pikk maa. Ja alati ootas seal ees tegelikult täiskasvanute teenistus, sest meie pühapäevakool algas peale seda, kui oli jumalateenistus läbi. Ja ma jõudsin sinna varem ja ma istusin seal taga ja ma vaatasin ja mõtlesin kõige selle peale. Ja kui täna ma vaatan tagasi sellele ajale, siis tegelikult Jumal pani tohutud seemned minu ellu ja minu südamesse, sest sellele ajale järgnes minu teismelise iga, kus ma läksin eemale kõigest sellest, aga üks Jumala kartus oli minu sees. Jumala kartus asjade suhtes, mis ma teadsin, et on valed. Kui me sõpradega pidutsesime ja olime koos, siis miski oli minu südames. Ma teadsin, see ei ole õige teha. Teatud asjad ei ole õiged ja miski hoidis mind kogu aeg tagasi ja ma ei teinud väga suuri vigu, mida ma tegelikult oleks võinud teha. Ja ma olen nii tänulik selle koguduse eest, Otto, et sina ja Moonika, teie olete täna siin ja selle koostöö eest, mis meil on nende palvete eest ja selle osaduse eest, mis meil on olnud koos teiega. Ja see linn on kogenud midagi erilist selle koguduse läbi. Aeg läheb, aga see kogudus on jäänud. Ja see kogudus on 100-aastane. Tohutu tänu. Otto, jätkake. Jumal teid õnnistagu väga. See ei ole lihtne töö. Olles nüüd pastori kohusetäitja, näen ma seda iga päev. See on üks vastutusrikas töö. See on üks töö, mida teha armastusega ja hingega. Tulevad kiusatused, tulevad vastuseisud. Kuid Jumala armust ja Jumala abiga me lähme kõigest sellest läbi. Ja jätkame ikka seda koostööd, seda, mida Jumal meile on andnud ja õnnistame seda linna, jagame Jumala armastust ja tema sõna ja evangeeliumi selles linnas.
ja Jumala tööga siin koguduses läheb edasi. Nii et aitäh teile, aitäh Üllas, aitäh Otto, Moonika. Et väike tervitus meie Neljapihi koguduse poolt teile. See on võrratu, kuidas need teenistused kannavad vilja. Ja Kati Tamm on üks selle koguduse vili ja töötab väga aktiivselt tänase päevani Jumala riigis. Aga nüüd, kui enne lähme veel õnnistuste juurde, meil on üks sündmus teha. Sel kuul on meil sünnipäev meie koguduse kõige vanemal liikmel ja meie koguduse kõige nooremal liikmel. Elga Suigussaar, 93 aastat vana, täna. Ja Taavi sai meil ka nüüd 11 aastaseks, aga ta on, üks on veel noorem Taavist meil siin, aga Elga, kas sa võid püsti tõusta ja me tahame sind õnnistada. Elga Suigussaar on, täna ma läksin Elgat siia tooma ja ütlesin, kogudus on 100-aastane. Elga vastas, ega ta must siin palju vanem ka pole. Ja Elga on 93, nii et ei, nii vanem ma ei ole. Saab. Sündib 1929, kui vanem olen. 92 siis. Jah, 1 aasta läks siis. Aga kõige vanem koguduse liige oled sa meil ikkagi. Ja kallis kogudus, kas me võime tõusta, Taavi, tule ka siia, ja võime õnnistada neid 2 liiget. Kallis Jumal, me täname sind Elga eest, me täname sind Taavi eest ja me palume õnnista Valga Betaani kõige vanemat ja kõige nooremat liiget. Kinnita neid, ja las see vanus olla ainult number. Las sinu elu, las sinu aeg saab avalikust nende mõlema elus. Õnnista ja hoia neid mõlemat väga. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Minu isa elas ju 103. Ma ikka ütlen endale, Elga, ära virise. Pane 2 kätt kokku. Põhjust on Jumalat tänada, kallid. Tõesti põhjust on Jumalat tänada. Ja siis me oleme rõõmsad ja läheme. Aitäh, Helga. Aga nüüd, kallis kogudus, me võtame koos Ekleesia kooriga laulu, õnnistuslaulu. Ja pärast seda laulu meie liidu president Erki Tamm ütleb meile õnnistussõnad. Õnnistagu ja hoidku sind, issand, tema pale paistku sinu peal. Ta olgu sul armuline, jäägu Jumal su lähedal, ta rahu sinuga. Õnnistagu ja hoidku sind, issand, tema pale paistku sinu peal. Ta olgu sul armuline, jäägu Jumal su lähedal, ta rahu sinuga. Tema vägi ja tugevus täitku sind, seista võid kindlana. Jeesus võtab su koormat kõik endale, ta sind vabastab. Tema kaitseb ja hoiab sind kõigil teedel, mis tundmata veel. Tema trööstib, kui langed sa, tema arm on uus iga päev, iga päev.
sind, issand, tema pale paistku sinu peal, ta olgu sul armuline, jäägu Jumal su lähedal, ta rahus sinuga. Õnnistagu ja hoidku sind, issand, tema pale paistku sinu peal, ta olgu sul armuline, jäägu Jumal su lähedal, ta rahus sinuga. Issand, me täname sind. Jumal, me täname sind, kes oled taeva ja maa looja, kes oled kõik imeliselt ja hästi teinud. Me täname, et sa oled andnud inimesele elu. Ja issand, selleks, et elada, me vajame sind. Jumal, me täname, et sa täna tahad uuendada meiega seda elu osadust. Et elu vaim võiks olla meie sees. Sinu vaim võiks olla meie sees, meie peal. Issand, risti meid täna selle vaimuga. Värskenda meie elu osadust iseendaga. Issand, õnnista meid. Me vajame sinu õnnistust. Me vajame elu, mis tuleb sinu käest. Issand, me palume siin Valgas koos olles siinse Jumala rahvaga tänulikena mõeldes sellele, mis on olnud. Issand, me tahame paluda kõigi inimeste pärast siin Valga linnas, Valka linnas. Inimeste pärast, kes tunnevad, et nad on otsinud kaua ja palju. Aga janu on. Südamest ei ole kadunud ära see tunne, et midagi peab veel olema. Issand, anna leida iseennast. Issand, me palume ühte ärkamist sellesse paika. Valga linna. Issand, et paljud veel kohtuvad sinuga. Kas Samaaria kaevul või kuskil, issand, kus nad kohtuvad sinu inimestega, kes avavad oma suu ja südame ja elu, et jagada seda, mida nad on kogenud sinuga kokku saades. Issand, õnnista seda paika, õnnista seda linna, õnnista neid inimesi siin, õnnista armast Otot, selle koguduse karjast, tema peret. Issand, me palume sinu käest ühte head värsket osa talle. Ja me täname Jumal, et sinu mõtted ja head plaanid ja kavatsused jätkuvad Jeesuse Kristuse nimel. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paiste sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.